Ja meil on hea meel tervitada stuudios nüüd Euroopa meistreid, mitte ühekordseid, vaid kahekordseid. Aplausiga. Ultimate Frisbee on see ala. Kristjan ja Marin, tere hommikust. Tere hommikust. Ja teiega on kaasas ka asi, ilma milleta teie ala ei saaks juhtuda ehk taldrik. Et see on siis... Ma arvan, et see ei ole päris selline, mida ma saaksin minna kusagilt toidupoest suvel ostma või kuidas selle taldrikuga on? Ja, et toidupoes neid päris ei müüda, aga tegelikult isegi on võimalik tellida kas kusagilt internetist või ka mõne spordipoes on aega-ajalt müügil olnud, et selline nii-öelda standardne ketas, millega siis mängitakse Ultimate Frisbeet. No lapsepõlves me oleme kõik vist lennutanud neid lendavaid taldrikuid, eks ole. Aga teie olete spordi teinud sellest kuidagi või maailmas on tehtud sellest spordiala. Millest te täpselt võistlesite? Mis see Ultimate Frisbee on? Ultimate Frisbee on siis võistkonna sport, mille eesmärk on siis saada punkte ja punkte saab siis sellisel viisil, et sa söödad ketast oma võistkonnakaaslaste vahel, kunis keegi püüab selle punkti alas kinni. Okei, no sööda mulle näiteks. No proovime. Mis mood see käib? Ja nii. Ja ma peaks nüüd näiteks Marin sulle. Miks mul laperdas niimoodi? Püüdmine käibki niimoodi, et nagu... Sulud kinni? Üldiselt jah, nagu pannkooki püüaksid. Tavaliselt me õpetame niimoodi, et paned ühega alla, teisega seal need peale. kiirused lähevad päris heaks, ma vaatasin. Miks mul loperdab niimoodi? Miks teil ei loperda? Nublu on veidi mures. Eks me oleme harjutanud seda tehnikat korralikult. Et väike nipp on see, et kui sa paned sellele kettale palju pöördeid peale, siis tegelikult seda loperdamist läheb vähemaks ja ta lendab ka kaugelt. Ja tugevam haare peab ka olema, jah, süke. Siis tõmbad randmega. Kuule, kinni oli päris hea. Kes peale eestlaste veel on maailmas tegijad sellel alal? Maailmas nii-öelda kõige osavamad on selles ameeriklased. Tegelikult Põhja-Ameerikas see mäng sai ka alguse. Vahe küsimus, et kui see nüüd maha kukuks, kas see tähendaks automaatselt, et kuidagi midagi väga halba juhtub või mis siis saab? Ja, et kui sa oled ründavas positsioonis ja näiteks võime proovida niimoodi, et kui sa viskad mulle ja me ründame ja ma kogemata pillan selle maha, et ma ei saa seda kätte, siis saab kohe vastane hakata ise ründama ja mina pean kohe võtma kaitsepositsiooni ja hakkama kaitsma oma tsooni. Kuulge, lähme istume sinna maha, me oleme seda loopinud siin küll juba, ma võtan selle kaasa siit, sest et Euroopas tulla ikkagi Euroopa meistriks sellel alal, ma saan aru, et see on ikkagi nagu kõva saavutus. Kui tihe see konkurents on Ultimate Frisbees? No Ameerikas ma saan aru, on kõige tugevamad, aga kui see Euroopas on? Ja, et Euroopas tegelikult mängitakse seda kõikides riikides. Nüüd see, milles me Euroopa meistriks tulime, see oli siis Ultimate Frisbee siseoludes. Et tegelikult on nii, et päris lõunariigid väga sees seda frisbeet ei mängi, sellepärast, et neil on piisavalt soe. Nemad saavad mängida aasta läbi siis väljas, aga kõik, kes on kusagilt sealt Austriast ja niimoodi põhja poole, kõik mängivad sise-ultimate'iga. Me nüüd natukene näeme ka need kaadrid. Ma pean tunnistama, et ma arvan, et ma esimest korda elus seda ala nii-öelda võistlustasemel jälgin. Et põhireegel on siis see, et seal on, ma saan aru, üks punktiala ja eesmärk on siis visata võimalikult raskesti või mis see nagu loogika on? See on nagu Ameerika jalgpalli moodi vist veidi või? Ja, et kui me üritame seletada, et mis siin tegema peab, siis ongi ristkülikukujuline väljak, kus on siis tsoonid väljakute otstes ja su eesmärk on siis liigutada ketas ühest punktist teise ja kui sa püüadki sellest tsoonist selle ketta kinni, siis sa saad punkti ja kettaga sa siis liikuda ei tohi. Et kui sinu käes on ketas, siis sa ei tohi joosta? Et sul peab tugijalg olema fikseeritud ja kui sa viskad selle punktiks, nagu seal on näha, siis tegi kaitse, aga vastane sai ikkagi kätte selle, siis on ikkagi punkt. Et kui sa püüad seal tsoonis selle kinni, siis on sinu punkt ja sul on aega siseoludes 8 sekundit, et toimetada siis ketas oma mängijale. Maha joosta ei tohi keegi sind? Nagu Ameerika jalgpallis. Öeldakse jah, et see on kontaktivaba sport. Selge. Just tahtsin küsida, et kui nii-öelda karmiks selle kaitsetööga võib minna, et kas võib näiteks, ma ei tea, varrukast või sellest särgist kinni hoida või jala taha panna või? Et ei või jah, et tegelikult nii-öelda tahtlik füüsiline kontakt ei ole lubatud. Et tegelikult kui mängida muidugi kõrgemal tasemel, siis seda nii-öelda tahtmatut füüsilist kontakti ikka leidub, sest et mõnikord ketas läheb sellisesse positsiooni, kus kahel mängijal on võimalik sinna samaaegselt minna, aga sa ei tohi nii-öelda siis vastast nügida, et sa pead lihtsalt puhtalt selle ketta peale minema ja proovima seda kinni püüda. Kas te niimoodi toredasti hüüate ka üksteisele asju, et siin paljud teevad nalja praegu kurlingumängijate hüüate kohta, et ma ei tea, suund ja kiirus ja mis neil seal on, et kas teil on ka mingid oma hüüded seal? Ja et kui meil ketas läheb näiteks õhku, et sa ei näe, kus see ketas on, siis öeldakse up, eks sa teadest hakkad kohe otsima, et kus see ketas olla võib. Muidu kaotad ära. Ja, siis me alati juhendame ka väljaku kõrvalt, et kas parem-vasak, et kaitses see, kes markeerib ja loeb sekundeid, et tema ju ei näe, mis seal taga toimub, et ta ütleb sulle, et kas parem-vasak või sissepoole, väljapoole, et kuhu sa suunad seda viskajat.
Teie olete nüüd segatiimis nii-öelda. Palju siis väljakul korraga on mehi-naisi? Siis siseoludes mängitakse 5-5 vastu ja siis iga punkt vahetub, et kas on 2 meest ja 3 naist või siis vastupidi. Okei. Ja suur teil üldse kokku tiim on siis? Seal võistlustel käis meid kokku 15 mängijat, et ta mõnevõrra sarnaneb võib-olla intensiivsuselt jäähokile, kus tegelikult palju vahetatakse. Sa võid kogu viisiku välja vahetada korraga? Just nii, et iga punkti järel sa võid vahetada nii palju mängijad, kui sa tahad. Tegelikult sa tahadki, et sul tulevad kohe värsked mängijad peale, kes siis jõuavad palju tööd teha. Kuidas teil Eestis on lood selle ala harrastajatega ja kas on ka mingeid kokkupuuteid või ma ei tea, konkurentsimängijate pärast kettagolfiga? No meie oleme kindlasti väiksem nii-öelda spordiala populaarsuselt praegu kui kettagolf, aga kokkupuuteid on kindlasti, et tegelikult ma arvan, et enamik siis Ultimate Frisbee mängijaid on mänginud discgolfi ja neile meeldib ka discgolfi mängida ja meil on ka päris palju mängijaid, kes tegelikult mängivad rohkem discgolfi, aga siis tulevad aeg-ajalt ka meie trenni. Mingit vaenu ei ole, jah? Ei, me ei ole vaenu, et meile kõigile meeldib kettast loopida, et see on nii-öelda meie armastus, et siis osad on selle leidnud siis läbi kettagolfi ja osad siis läbi Ultimate Frisbee. Te nüüd olete juba 2-kordsed Euroopa meistrid. Mis see järgmine tase oleks? Maailmameistritiitel või? Tegelikult me augustis lähemegi, et see on küll meil koondisega, aga Frisbees saab ka klubide vahelist teha, et me läheme klubide MM-ile Iirimaale, nii et seal oleks lahe, kui me saaks juba kasvõi top 8-sse. Aga riigi tasandil? Kas selleks tuleb kvalifitseeruda kuidagi sinna MM-ile või kuidas see käib? Tegelikult ka novembris, mis juba ära oli, me käisime liiva peal, et see ongi lahe, et me saame mängida nii sees seda, me saame mängida ka muru peal ja me käisime ise mängimas liiva peal Portugalis, ja siis me käisime Eesti koondisega. Liiva peal, see on eriti raske. Ja seal tuleb neid lõike ikka ennem korralikult ja eriti meie tingimustes, kus sa oled talvel mitte jooksnud kuskil liiva peal, puhanud liiva peal ja siis lähed ja pead hakkama seal neid lõike jooksma, kops on kohe koos. Kas teie ala koputab ka olümpiakorraldajate uksele? Jah, et tegelikult eks igal spordialal on unistus ju ka, et olla siis olümpiamängude kavas, et aastal 2032 toimuvad olümpiamängud siis Austraalias Brisbane'is ja tegelikult Brisbane'is. Jah, just. Et tegelikult Austraalias on frisbee väga populaarne ja käivad tugevad arutlused, et äkki võiks olla just Ultimate Frisbee see spordiala, mis siis nii-öelda Austraalia valiks siis nii-öelda nende näidisaladeks. Hoiame pöialt. Hoiame pöialt, et see oleks tõesti suurepärane, kui see nii läheks. Kui nüüd keegi vaatab ja mõtleb, et pagana lahe, ma tahaks ka tulla proovida. Kus üldse saab Eestis seda Ultimate Frisbeet mängida? Kus need klubid, kus need asuvad? Ja, et meil on nii-öelda 3 peamist klubi on siis üks on Tallinnas, üks on Sakus ja üks on Tartus ja lisaks sellele mängitakse ka tegelikult koolides liikumistundides, et me oleme päris usinalt käinud liikumistundide õpetajatele näitamas ja kui on soov tulla seda mängu proovima, siis võib julgelt igasse klubisse tulla, et me oleme tegelikult väga avatud uutele mängijatele, meil on väga tore kogukond ja lisainfot leiab ka veel meie alaliidu kodulehelt, et ultimate.ee ja seal on ka kogu informatsioon olemas. Ja keegi mulle kõrvalt sosistas ennem, et Tartus on praegu just avatud trennid, et iga esmaspäev ja kolmapäev 8-10, et Varikul saab minna. Hommikul või õhtul? Õhtul. Meil on jah, õhtul kõik tööinimesed käivad tööl ära ja siis tulevad nautima sport. No hoiame pöödlad peos, et läheks nüüd klubide MM-il hästi ja et Eesti jõuaks ka maailmameistrivõistlustele tiitlini välja. Ja just, mine tea. Kristjan ja Marina, aitäh tulemast meile täna hommikul külla. Aitäh kutsumast.